õnnetuse hüüa tulles ja sellest lähtuvalt võiks olla, kas ringreisil olles või metsas looduses jalutades, kaasas oma esmaabikarp. Poes müüakse erinevaid, kuid nendes on tihtipeale nii, et kui on valu või allergia, siis sealt esmaabikarpist ei leia midagi selle kohta või selle leevenduseks. Sellest tulenevalt minul isiklikult on korduvalt probleem sellega, et ma pean täiendama esmaabikarpi, mis ma ostan kuskilt jaekaubandusest. Ja siis oleme kokku pannud väikese komplekti. Üks võimalus, see on igaühel isiklik, aga üks võimalus esmaabikomplektist või oma esmaabikarbist. Minu oma taskusse ei mahu, on selline umbes suhteliselt suur karp tegelikult, aga see jääb muud ikka ära. Esiteks, mis sinna võiks panna, on kummikindad, sest kummikindad on ikka vaja. Kui enamasti küll endale abi andes ei ole sul kummikindad vaja, aga kui kellegi teisele on vaja anda, siis tulevad kasuks. Ja endale abi andes on ka see, et kui sul on käsi must, ei saa päriselt puhtaks seda, siis natukene aitab isoleerida, et mustust juurde ei viiks haava, kui juhtub haava olema. Lisaks looduses liikudes alati kasuks tuleb puugi eemaldaja. Siin on üks võimalik variant, mida saab apteegist osta, kuuldavasti päris hea. Õnneks pole puuke olnud tihti viimase paari aasta jooksul. Nii, siis käärid. Kui ei ole kuskil mujal komplektides või vööl, siis käärid tulevad alati kasuks. Väikesed, mis mahuvad ära, aga samas sellised, mis lõikavad hästi. Päris kõigi riiete kallal ei lähe, aga siiski nad lõikavad sidet väga hästi. Järgmiseks võiks olla lapid, niistutud lapid. Alkoholiga ilma. Alkoholiga lappe, või ilma lappe saab kätte puhastamist kasutada ja alkoholiga lappe näiteks haava ümbruse jaoks. Haava ennast pigem ei tasu puhastada. Hõõrud sellega mustuse sisse ja see on kole valus. Ehk siis pigem siis haava ümbruse ja kätte puhastamiseks. Lisaks aga haava puhastamiseks antiseptikum. Et aitab natukene nii-öelda seda loputamise efekti ja lisaks tapab pahad asjad ära. Pahad viirused, bakterid, pop teema praegusel ajal, tuttavasi. Ning marlilapikesed. Ehk siis kui päriselt hõõruma ei hakkaks, aga sellega aitab see mustus kokku korjata ja ülearuse niiskus ära kuivatada. Lisaks on marlilapikesed edasi minnes selle juurde, kui nüüd seda haava hakata kinni katma. Terve komplekt erinevaid tavalisi plaastreid, erinevas suuruses. Siit muidugi ei ole seda marlilappi vaja. Kuid, kui on juba suurem haav, siis on võimalus näiteks rullside ja marlilapp. Või võib ka eraldi osta, mis võtab jällegi lisaruumi, aga siiski on ka suuremad plaastrid. Siin on üks näide. Selle suurus on konkreetselt 9x10 cm. Edasi ka lisaks veel. Ei ole plaastrit, ei ole rullsidet, aga on leukoplast näiteks. Jälle marlilapiga tasub pigem panna, et haava ja plaastri vahel ikkagi marlilapp. Leukoplast on ka hea sellel puhul, kui näiteks on villid. Et villide ennetuseks neid kõik varbad näiteks kinni teipida või siis ka pärast, et hullemaks ei läheks villid, kui on juba mingisugused tekkinud, kui ei ole katki läinud. Aga villide jaoks on ka eraldi müügil plaastreid. Sellised pehmed. Nad esiteks on ennetuseks mõeldud, teiseks ka pärast hiljem, kui on juba vill tekkinud, siis aitab leevendada seda valu. Kellel on ka ligipääsu, siis ka lamatise plaastrid on päris head asjad, aga nad on jällegi suured ja võtavad palju ruumi. Haava kinnipanemisse on veel üks variant. Selleks on nüüd haavastripid ehk haavateip, ribaplaastrid. Nendel ei ole mingisugust haavalapikest, nendel on tugev liim ja kui ei ole võimalik õmblema saada kohe ja on selline kergema manipulatsiooniga kaasa töötav haav, siis saab ka haavastrippidega tõmmata haavaseevad kokku. Ja tihtipeale isegi kui on selline piisavalt väike haav, siis polegi vaja õmmelda. Aga kui on vaja õmmelda, siis ikkagi 20 tunni jooksul hiljemalt tuleks pöörduda EMO-sse, kus õmmeldakse. Järgmiseks on siis ravimid. Ravimid on selline asi, et kindlasti peaks olema isiklikust vajadusest lähtuvalt ravimit endaga kaasas, mida igapäevaselt vaja on. Või kui on allergiaid, et sellele vastu. Aga on ka üldised, mis võiks olla olemas.
Üks asi, siin on üks näide, ei pea olema selline, aga üks näide on paratsetamool. See konkreetne siin on grammine ehk täiskasvanu normkogus, ühekordne kogus. Ehk siis täiskasvanu võtab ühe terve, ei pea võtma mitut tabletti ega midagi, lihtsalt võtab ühe terve. Lapsele näiteks saab juba poolitada ka, aga lastele kindlasti jälgida siis infolehelt, jälgida, kui palju võib anda. Ja selle asemel, et tervet seda suurt karpi endale väiksesse esmaabikarpi panna, võtame ühe plisteri ehk ühe tableti lehe. Lisaks paratsetamoolile peaks olema mingisugune teine enamasti eellõpuga, ehk siis profeen, ehk ibuprofeen, ketoprofeen, dexketoprofeen või ka nalgesiin või diklofenak. Läheb paljuks igasugust erinevaid. Kindlasti kui osta endale tasub apteekri käest üle küsida, mis need paremini kokku sobivad, aga paratsetamooli kõrvale võib võtta ühte neist teistest seal. Et mitte neid teisi kõiki korraga, vaid just nimelt nii, et kui on tõesti tugev valu või see valu tuleb kähku tagasi, siis sinna kõrvale näiteks kas kohe võtta näiteks ibuprofeeni või, siin on väga väsinud pakk, see on ilusti kaasas käinud, kas ibuprofeeni või mõnda teist sellist. Näiteks nalgesiin, tolmen sobib selle, mis endal on harjumuspäraselt see hästi toimib. Igal ühel on ikkagi nagu mingisugused välja kujunenud oma need valuvaigistid. Siis rääkisime allergiast ka. Allergia puhul siin konkreetselt on mul Cetrix, ehk siis toimeaine cetrisiin, aga seda on ka Sürteki nime all, aga on ka teisi allergiaravimeid. Siin lihtsalt on, see on hea jälle õhuke pakikene, see isegi peaaegu et võiks olla tervenisti seal sees, aga samas jällegi mugavuse mõttes võiks olla ta ilma, aga kuna seda satub enamasti ikkagi harvem kasutama või üldse ravimite puhul, võiks olla infoleht kaasas. Ja need võiks siis panna eraldi gripikotti, minigripikotti, et kaitse seda niiskuse eest, et siis, kui seda vaja on, oleks ta olemas. Siis, mis võib veel olla väga ebameeldiv, ootamatu, on kõhulahtisus ja selle puhul on loperamiid hea asi. Et see esimese 2 päeva puhul jooksul, kus see äge kõhulahtisus on, siis see aitab leevendada. Kui see ei ole aidanud 2 päeva jooksul leevendada, siis pöörduge edasi arsti juurde. Muidugi võib ka varem juba, kui see nõrkust põhjustab ja tõesti on väga äge kõhulahtisus, aga see on esimene variant, millega ennast aidata. Siis on rehüdroon, üks asi niikuinii looduses liikudes, teine asi, kui näiteks sama mainitud kõhulahtisus on, kus on suur vedeliku kadu, siis rehüdroon aitab ennetada ja aitab ka taastada. Aitab ennetada vedeliku kaast põhjustatud elektrolüütide kadu, nagu samas selle asemel võib juua mineraalvett, aga pudelite kopp mineraalvett kaasas kanda või võtta see pakike ja lahustada see tavalises vees, oleneb mis kaasas on, aga maitseb väga tugevalt nagu väga tugev mineraalvesi, aga see aitab väga kiirelt taastada vajalike ainete taset. Ja siis viimaseks hetkel on glükoos siin. Glükoos on, kellel on seda päriselt vaja, kellel on suhkruhaigus, siis ta teab, kui vajalik see on. Kas komm või mis iganes, aga näiteks glükoos. Kui järsult on jõud otsa saanud, kohe ei saa süüa, siis aitab kiirelt natukene leevendada. Need on ka erineva maitsega, siis on tore kommike, mida võtta, et see ei tee nagu väga suurt kahjuga, aga glükoosi puhul tuleb meelde jätta, kui ta aitab kiiresti tõsta veresuhkrutaset, siis see veresuhkrutase ka kiiresti langeb, kui ei söö juurde. Lisaks, mis võib veel mõelda, on naatriumkloriidi lahus. Väikeses ampullis 20, 30 apteegist leiab. Sellega on väga hea haava loputada, et just nimelt see mustus sealt välja uhada. Et kui antiseptikum aitab puhastada seda pisikutest, siis naatriumkloriidi lahus aitab seda uhada, seda nähtavat mustust sealt välja ja võtab natukene ka need pisikuid kaasa. Ning haavaliim, mis kui sobib, ei sobi, ehk siis pritsitav haavaplaaster nagu. Et ta aitab just nimelt nende väiksemate kriimustuste, näiteks metsas liikudes, väiksed oksad kriimustavad, mida iganes kukud, väike marrastus, aitab neid katta ja kiiremini aidata paraneda nendel. Et need võiksid veel olla. Hetkel need minu karbis teid välja, kuna minu karp sai täis, otsustasin, et ei võta. Karp täis ilusti, kõik sees, selle kotti ja rändama.